Me oleme Motomelu saates rääkinud päris palju ka tarbesõidukitest, aga seda, kuidas neid sisustada, tehes seda targalt ja mõistlikult, seda tulime uurima Tartu külje alla ProVani. Me ehitame ümber siis tarbesõidukeid, pakkudes sinna erinevaid lahendusi siis nii riiulite kui sahtlipindade näol ja seda siis tehes esindades brändi Sortimo. Lisaks siis riiulitele ja sahtlipindadel pakume ka juurde veel tegelikult küljerauad, vilkurid, lisatuled ja meie mõte lõpuks nagu ongi see, et kui klient tuleb siia, siis ta saab kogu vajaliku kõik ühest kohast, et ta ei pea minema kuhugi eraldi. Bussi peaks sisustama just sellepärast, et see tagab tõhusama töö ja ajavõidu. Kindlasti teine suur aspekt on ka ohutus, kui asjad on oma koha peal, siis mis tahes avarii või pidurduse korral jäävad asjad oma koha peale, siis kindlasti tagab sisu kliendi mõttes professionaalsema mulje igale ühele. Lisaks lihtne loogika on see, et sisustatud bussi mahub asju palju rohkem ja loogiline asjade paigutamine tagab ka selle, et asjad on oma koha peal ja tegelikult see ruumikasutus on lõpuks palju parem, kui buss oleks nii-öelda ilma sisu. Nii et see aeg võiks olla lõppenud, kus ostetakse valge kaubik ja lükatakse kong maast laeni asju täis ja kui sul on vaja akutrelli sealt tagant nurgast saada, siis käib 3 tundi ennem seda üks korralik kaevamine. Tegelikult kurb on see, et see aeg ei ole täis. Need inimesi on siiamaani ja inimesed tegelikult teadvusta endale, kui oluline on enda tarbesõiduk nagu siis ära sisustada. Aga õnneks ma arvan ka see, mõte inimestel on läinud järjest paremaks ja arusaadavamaks, et tegelikult kui buss juba on ja vajadus sisustada ka oleks, siis tegelikult oleks õige koht ja aeg need bussid eesmärgipäraselt siis ära sisustada. Kliente on täiesti erinevaid, põhiline valdkond kindlasti on ehitus, torutööd, elektrikud. Meie demobussi mõte oligi see, et näidata kliendile 2 meie põhilist segmenti. Nende suurim vahe on kindlasti see, et see SR5 on mõeldud rohkem võib-olla elektrikutöö jaoks, kuna ta on natukene kergem, see post on väiksem ja ta võib-olla talu nii palju robustsust ja tugevamat lähenemist. Aga teisel pool see GL4 tema ongi just rohkem raske töö jaoks mõeldud, ta on hästi robustne, kannatab raskust ja sellist tugevamat lähenemist. Katsusime ära näidata erinevaid lahendusi, sest et neil on paratamatult erinevad kandekastid, erinevad kohvrid ja katsusimegi seda kõike siin korraga näidata. Pigem me täna räägime sellest, et inimesed arvavad, et see on ilgelt suur kulu. Te teadvustate seda, et tegelikult ütleme, et kui sul on hea sisu seal, et see tegelikult see aeg, mis sa 5 aastaga võidad, see on palju suurema väärtusega kui see rahaline kulu, mis sa sinna otsa paned. Et ilmselgelt need summad on ka väga varieeruvad, aga see on vastavalt sellele, mis on su enda vajadus sisu mõttes. Üks suur pluss Sortimol on kindlasti ka 3D joonis, mille klient siis saab, kui me koostame talle pakkumise. Taustaks on siis kliendi buss, ta näeb seal kõik ära, kus mis asjad asuvad, millised nende mõõtmed, kui kõrged, kui pikad, kui sügavad. See on selline hea asi, mis siis annab meile võimaluse näidata kliendile, millega me tegeleme ja milline saab tema sisu nagu siis visuaalselt olema. Täna asume siis Tartu külje alla Soinastes aadressil Rehepapi T4. Kõige lihtsam on alati tulla kohale. Meil on olemas koha peal demoriiulid, demobuss ja eks helistades saab ka mingisuguse pildi paika, aga alati on kõige parem ka, kui klient ise näeb, millega siis tegemist on.